siin mõelda, et mis see keraamika siis õigupoolest on enda jaoks. Mõtlesin välja, et see midagi, mis on skulptuuri ja maali vahepeal, aga palju kuume. et aga mingi nõisus ja mingi midagi müstilist selles keraamikas on, et kas ta läheb siis rohkem sinna vormi poolele või läheb rohkem higi poole. Minul on koolipoisina mälestused mitte Tallinna Arsist, aga Tartu Arsist Kulga tänaval, kuhu viidi ekskursioonile. Ma mäletan neid suuri rivisid, vaasi ja asju, mis siis ootasid sinna ahju minekut ja neid huvitavaid glasuure ja seda savilõhna, et see on selline omamoodi maagiline maailm. Võin samamoodi öelda, et olen tõesti loomingut huviga jälginud, aga ma usun, et nii pädevate eelkõnelejate juhtudel mul ei ole midagi väga asjalikku peale õnnesoovide lisada, küll aga ma tahaks esile tõsta just Arsi poolt. Ja nii nagu me näeme, et see koht siin on saamas sellist uut elu nii professionaalse sisu ja professionaalse korralduse näol. Nüüd Kunstnike Liit on samamoodi püüdnud viimastel aastatel Arsi taas elustada ja tuua sinna uusi tegijaid, et see kunstnike maja efekt seal hakkaks taas toimima. Ja samas on ääretult oluline, et meil on inimesi, kes on seal Arsis olnud kaua aega ja on seda algusest peale ja hoidnud seda Arsi lippu siis kõrgel, kui nii võib öelda. Ja tõepoolest Kersti on siin siis üks nagu selliseid juhtfiguure, et nagu Kunstnike Liidu kolleegide poolt. Suur-suur.